Tere hommikust! Kas keegi on veel ukse taga või on kõik juba saalis? Tere! Mina olen Ragnar Saksing. Olen teaduspargis Tehnopol, juhin rohetehnoloogia valdkonda ja mul on au olla tänase päeva moderaator. Kogu see päev on korraldatud hästi jätkusuutlikkuse peale mõeldes. Kui panete tähele, et teil on kaela need kaardid, kõik on erinevad, siis see on sellepärast, et me ei tahtnud neid juurde trükkida, vaid kasutasime neid, mis juba on olemas. Kõik on valla poolt läbi mõeldud ja see kõik sai alguse niimoodi. 24. aprill. Tere! Vestlesime rohevalla ideest, mis on küpsenud Lääne-Harju valla kogukonna komisjoni jäätmemajandusrühmas. Mul on hea meel, et olete valmis kohtuma, et teemat ja tegevusi edasi arutada. Kairi, Niinepuu Mark, Lohusalu, Poolsaare Loodusselts. Loomulikult oli vastus väga meeldiv, kas teile sobiks kohtuda teisipäeval Tehnopolis. Me kohtusime 30. aprillil Tehnopoli roheruumis, kus on presenteeritud Eesti rohetehnoloogiate erinevad lahendused. Ja muu hulgas me arutasime seda, et kui me siin vallas teeme rohelise mudeli, kuidas me saaksime seda kopeerida esialgu Eestis, siis Euroopas. Ja kuidas me saaksime kasutada kaasaegset lähenemist, et me kõigepealt mõtleme, teeme ja siis leiame võimalused ja rahastuse. Ja loomulikult oli meil põhiküsimus, kes hakkab seda vedama, kas vallavanem tuleb punti. Me kolmekesi Kairi ja Ennuga neid teemasid arutasime ja oligi nii, et esimene kohtumine toimus 7. mail algusega kell 1 Lääne-Harju vallavalitsuses. Meil oli kohtumiseks 1 tund, kus arutada seda sama rohelise valla mõtet. Kohtumise oli kinnitanud Jaanus Saat, Lääne-Harju vallavanem, Hestja Rindla, abivallavanem, Erki Ruuben, abivallavanem. Ja Erki Ruubeni poolt oli veel kutsutud hulk inimesi, kes täna on aidanud seda konverentsi siin korraldada. Ja vallast tulid Enn Laanso Pakri teadus- ja tööstuspargist. Enn Laanso võttis kaasa ka kommunikatsioonijuhi. Kohtumisele läksime koos Tiina Urmiga, kes on Teeme ära Eesti eesistumise eestvedaja. Ja valla kogukonna komisjoni liige Guido Leibur, kes on ka lektor, ja Henri Mang, kogukonna komisjoni liige, Hatu Mõisnik, ja Kairi Niinepuu Mark, kes on kogukonna komisjoni liige ja looduskaitse entusiast. Selle kohtumisel me tutvusime üksteisega, rääkisime terminoloogiatest, aga selle kohtumise kõige, ma ütleks, highlight oli see, et vallavanem ütles, et mina tahan seda vedada. Ja niimoodi väikestest otsustest algavadki suured asjad. Minu taust on see, et hariduselt ma olen bioloog, ma olen lõpetanud Tartu Ülikooli hüdrobioloogia, olen merebioloog, aga samas olen ettevõtluses olnud ligi 18 aastat. Ja kui tõmmata paralleele looduse ja ettevõtlusega, siis tervik on alati suurem üksikute summast. Ja piltlikult kujutage hetke, kui puu fokuseeriks ainult klorofülli tootmisele, jätaks unarusse aurumise, tulemuseks ta kuumeneks üle. Kui kana tegeleks ainult munemisega ja ei hoolitseks tibude eest, siis on
ka mittebioloogil selge, et sellised süsteemid ei kesta kaua ja see vaid õõnestab kogu sellist pikaajalist ellujäämist. Kui me suurendame ainult 1 või 2 parameetrit, siis kannatavad ülejäänud parameetrid, mida me ei suurenda. Looduslikud süsteemid töötavad väga teistmoodi. Looduslikutes süsteemides on sõltuvus peamiselt kohalikest ainetest, toitainetest ja energiavoogudest, peamiselt kohalikest allikatest ja kõike vajalikku on võimalik hankida ka mitmest allikast. See tekitab sellise süsteemi, mis annab võimalusi rahuldada paljude vajadusi korraga. Ja see ongi see, mida õpetab tegelikult ökosüsteem meile. Ja ma ütleks, et see suurendab kogu ökosüsteemi kandevõimet. Ja üks ökosüsteem ongi vald. See võiks olla kärjekann, mis moodustab taru, näiteks ühes riigis, mis moodustab ülemaailmse võrgustiku. Ja ma palukski lavale nüüd selle valla ereda tähe. Jaanus Saat, Lääne-Harju vallavanem. Aitäh. Austatud president, head kolleegid, külalised. Mul on siiralt hea meel, et mul on võimalus avada tänane rohelisele mõtteviisile pühendatud kogukonna seminar. Lääne-Harju valla ettevõtlike ja inimeste algatusel oleme jõudnud täna etappi, kus otsime vastust küsimusele, kuidas liikuda terve kogukonna tasandil edasi jätkusuutlikuma elukorralduse poole. Me teame, et kõlavatest loosungitest ja lubadustest enam ei piisa. Tuleb teha reaalseid muutusi ja need muutused saavad alguse Lääne-Harju vallast. Mul on hea meel, et rohelise valla idee sai alguse just kogukonnast. Näen igapäevaselt, kuidas selle ideega tuleb kaasa üha rohkem inimesi ning nad on nõus vabatahtlikult panustama, et järk-järgult välja töötada ja ellu rakendada rohelisel mõtteviisil põhinevat elukeskkonna mudelit. Tänan on rohevalla ideega liitunud nii ettevõtjad, teadlased kui ülikoolid. Minu siiras tänu kuulub teile, head inimesed, kes te olete panustanud tänase seminari korraldamisse. Soovin teile sisukat seminari ja põnevaid arutelusid ja ma kasutan võimalust tutvustada meie esimest rohevalla toodet. See kott on eriline sellepärast, et see on valmistatud Tallinki laevade vanadest kardinatest. Kui te lahkute siit majast, siis sissepääsu juures on kotipuu ja ma palun teil kõikidel sealt üks kott kaasa võtta ja viige meie sõnum edasi. Aitäh teile!